isa, tänu sulle, et sa oled ülendamas, sa oled kõike rikkalikult jagamas oma lastele ja tänu sulle selle eest, mis sina oled teinud meie heaks, et me võime seda sügavamalt näha, võime mõista selle laiust, selle kõrgust, selle haaret. Ja isa, tänu sulle, et sa oled mõõtmas meile uut maad. Tänu sulle, isa, see on sinu hea meel ja me kuulutame selle maa üle, Kristus, sinu võitu, sinu lõpetatud tööd. Isa, issand, sinu õigsust, sinu täiuslikkust, selle esile tulekud, nii nagu need asjad on sündinud taevas. Isa, tänu sulle, et need asjad on määratud sündima ka siia maa peale ja sinu rahvas on, kelle läbi sa seda teostad. Isa, sellepärast me õnnistame sinu poegi sellel maal, et nad on ülendatud, et nad omavad sinu seemet, nad omavad sinu loovust. Isa, olgu õnnistatud see sugupõlv sinu nimes. Isa, tänu sulle selle võidu eest, et see on sinu laste võit, milles nad on kutsutud käima ja kõndima. Tänu sulle, tänu sulle. Amen. Amen. Nii, jah, siis vaatame jälle, mis isa on oma suuruses korraldanud ja ikka inimmeeles on tihtipeale, kui meie meel on uuendamata, siis huvitav see pilk läheb ikkagi sellele, kes on inimene ja mis ta on teinud ja see ei ole eriti niisugune lõbusala, see on pigemini, see röövib ära Jumala kuningriigi, see röövib ära rõõmu, see röövib ära rahu, õigsuse. Aga mida rohkem me hakkame teda nägema, teda tunnetama, seda rohkem me hakkame rõõmutsema ja ilutsema siis temas. Ja seda vähem me tegeleme siis selle inimliku poolega. Ja see on juba hästi võimas, et kes me täna siin oleme, me teame, et kogu see inimlik tasand on ju tegelikult ju ära korraldatud, see on lõpule viidud. Seda ei eksisteeri enam ja see on nüüd nii hea on, et kui see hakkab talletuma meisse, see hakkab usu läbi imbuma meisse ja Hebra 4:2 ta ütleb ka, et see rahvas, kes siis kõrbes langes, et see sõna ei olnud talletunud nendesse. Ja mind see nii puudutab, et Rooma 4 ütleb väga ilusasti, et seda ei ole kirjutatud üksnes Abrahami pärast, vaid see kirjutati meile, kes me usume temasse, kes äratas nüüd Kristuse surnust ülesse meie õigeks mõistmise pärast. Ja võib-olla me oleme veel meeltealas natukene petetud või natukene pilk libiseb tihtipeale veel vaatama seda tasandit, mis siis on risti löödud, aga me õpime ja me kasvame ja me oleme selles protsessis ja mida rohkem meil tekib arusaamist ja tunnetust ristivõidust, tema surmast ja tema ülestõusmisest, seda rohkem me saame ka enda ellu kehtestada jumalikust tõde. Ja seda vähem me allume oma meeleoludele, oma niisuguse hingelisusele, mis meid petab. Ja sellepärast, ma võtan võib-olla siit alguses on üks, see on ka John Crowderi lemmik peatükk ja ta vist on väljendanud, ta ei ole üldse millegist muust jutlustanud kui ainult Rooma 6. peatükist. Kui sul on ikkagi, Jumal sõidab sulle sisse ja ta avab sulle midagi, siis tegelikult on ju see ikkagi, et millest süda täis, selle suu räägib ja see on ka täis Jumala väge, Jumala suurust. Ja Galati kirjas on sellepärast väga ilusasti on öeldud, mis Paulus ütleb,
et nüüd, just nüüd ei ela enam tema, vaid nüüd elab Kristus. Ja see ei ole mitte selle läbi, et nüüd tema on nüüd midagi tõestanud või saavutanud, siin ei ole üldse tegu enam inimlikkusega. Tema mõistis ära, mida Jumal nüüd tõestas. Ja see on nüüd kingitud igaühele armu läbi. Ja sõna ütleb veel, et sellest hetkest, kui Kristus on surnuist üles äratatud, ta pakub usku. Ta pakub usku, et sellest kinni haarata ja selles liikuda, selles kõndida. Ja sellepärast ka Rooma 4 on väga võimas. Vaata, seal käib hästi palju erinevalt, käib läbi, aga see mõte on väga võimas, et ta ei vaadanud oma elatanud ihu peale. Me võime võib-olla täna niimoodi üle kanda natuke teistmoodi, et me ei vaata oma lihaliku loomuse peale. Ja iga kord, see on hästi huvitav, ma panen tähele, kui inimesed oma palvesoove või kurdavad midagi või annavad edasi, siis alati see probleem on valdavas osas selles, et inimene vaatab oma inimlikkuse peale. Noh, ja siis seal on probleem ja siis on mingil määral kaos. Aga Rooma 4 räägib väga erinevalt, et Abraham ei vaadanud siis ja Saara oma kõige nende väliste asjade peale, vaid ta uskus sõna ja sai vägevaks usus. Ja meid on nüüd ilmselt kutsutud samal viisil liikuma ja noh, ma saan aru, et nüüd see ongi usu küsimus ja kui palju nüüd on see sõna meisse tulnud, nii palju me saame seda rakendada. Aga igal juhul me ei peaks üldse enam oma inimlikkusega tegelema. Sellepärast ka Korintuse 5:16 ütleb, et me ei tunne Jeesust, nagu ta ütleb seal Jeesust lihapäevil, mis ta kõneles, siis ta kõneles ju inimlikkusele. Sest me oleme täna ju vaimulapsed. Me oleme ju täna temast sündinud. Ja nüüd on absoluutselt teine korraldus. Et see on tegelikult väga võimas, kui me hakkame seda ammutama. Kuigi jälle ma saan aru, et me ootame võib-olla, et tahaks rohkem seda kogeda või seda näha, aga ikkagi usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Kristuse sõnast. Nii et nüüd ei ela enam sina. Nüüd on Kristus. Ja kuidas nüüd sa endasse suhtud, vaata see on nüüd juba midagi väga imelist ja vaata huvitav on, selles sa oled armastatud ja see lepingu olemus ongi selles, et Jumal tegi ju lepingu Jeesusega. See on midagi nii suurt ja nii võimast, et selle tõttu sa oled igas hetkes, sa oled armastatud. Siin ei lähtu nüüd meie tublidusest või meie mittetublidusest või üldse inimlikkusest, siin ei lähtu enam mitte midagi. Nüüd see tundub, et see on liiga hea. Ma saan aru siin... See teeb Jumala ka nii imeliselt eriliselt. Viimane nädal pärast seda sajad, mul on ta just ilmutanud seda, et olenemata see minu sellest headusest või mitte headusest. Ja siis, kui sa koged seda justkui, kui sa oled inimlikul tasandil ja sa koged seda armastuse tulva, siis ta tuleb sinu suunas nagu... mida? Ja see paneb lihtsalt kiitma ja austama. Vaata, see on juba inimlikkuses, on see juba võimas selle koha pealt, et kui sa oled nagu olnud puudulik või valesti käitunud ja kui sa nüüd inimeste poolt leiad andestust, see on juba inimeste maailmas, see juba midagi saadab korda, toob austuse teiste suhtes. Aga ma saan aru, see on, vaata, seda peab inimene kogema, et sul on kõik
kõik on andestatud. Et ta, vaatan, see on lihtne lause, ta armastab meid. Noh, mis iganes meie see toimimine on, ta armastab meid tingimusteta. Mulle väga meeldis, Vilma luges seal midagi kuskilt ja seal just seal rõhutati nii, et kui Jumala armastus ei ole tingimusteta, siis see ei ole ka armastus. Et see on nüüd... kui ei ole tingimusteta. Jah, et kui ei ole tingimusteta, siis ta ei ole... Armastus ei pane tingimusteta. Jah. No, ta ütleb, et kui ei ole tingimusteta, siis ei ole armustus. Ei. Kui ta on tingimusteta, siis ta ongi armastus. Jah. Just. Et, aga vaata, me oleme inimmõtteviisis, me oleme alati, paneme tingimused. Ükskõik, kuidas me maisuses mõtleme, meil on kogu aeg, ja see on nii inimlik. Ja nüüd me kanname selle nagu, Jumala juurde kanname kuidagi üle. Ja sellepärast meil ongi nüüd Jumalast väga vale pilt. Selle tõttu, et just see maailma mõtteviis, väärastabki nüüd seda pilti Jumalast. Aga kui me nüüd hakkame nägema tingimusteta armastust, siis vaata see, nagu sa ütlesid, see hakkab midagi minu sees ja sinu sees korda saatma. See on tegelikult maises elus ka, ma olen seda näidet nii palju toonud, kui laps on armastatud, siis see armastus teeb ta tugevamaks, see armastus teeb ta sõnakuulelikuks, see armastus saadab kõik head korda. Kuigi meie armastus ei ole täiuslik tihtipeale inimlikult ja see on nagu omaette teema. Seda meenutas mulle seda ka, kui ma, mis oli 17-18 aastat tagasi, kui ma enda abikaasasse armusin, et vaata, kui teda ei olnud kõrval, kui suur on igatsus tegelikult ja Jumal, aga mina veel enam kogu aeg, ja mina veel enam. Et ka, ja siis ka, et sa oled arvatud, et sa ei näe ka ühtegi viga teises, on ju. See ongi nagu tingimusteta siis sel hetkel. Et siis on sellega nagu hea võrdluspilt, et ja sa mõtlesid, et miks sa oled andnud inimestele nii suure armastuse üksteise vastu, kas või mehe naise vastu, et see on ka üks näide, et mõistaks juba tema armastuse suurust. Aga jah, meil just see meelteala segab, kuna meil ei ole nüüd, me ei ole harjunud niimoodi nägema, aga jah, see on võimas see Jumala leping Kristusega. See on midagi nii erilist, et sellesse peab nagu süvenema ja Paulus ütleb ju veel, et kes võib olla meie vastu, kui Jumal on meie poolt ja kuidas ta meie poolt, just selle lepingu läbi, mille ta Kristuses teostas. Ja siin ei ole nüüd mitte midagi üldse küsimust meie võimekusega. Vaata, ta tahab armastuses meie südameid võita endale, et läbi armastuse meie elu kuuluks temale. Vaat selles nägemuses ta ütleb ka, et ta oleks võinud ühe nipsuga hirmu kartuses kogu maailma alistada endale. Aga see ei ole tema tee. Ja tema tee on nüüd, ja kui sa vaatad Pauluse ka esimest palvet ja Pauluse palveid üldse, siis väga palju on kõik palved on niimoodi üles ehitatud, et me mõistaksime selle armastuse laiust, kõrgust, sügavust, sest mida rohkem meie süda kogeb tema headust, tema olemust, nii palju me kuulume temale. Sest me võime siin inimlikult väga palju igasuguseid seadusi ja korraldusi ja asju teada, aga see ei pane meid kuuluma temale. Ainult armastus on nüüd Jumala vägi, tema elu, mis paneb meid temale kuuluma. See on juba maises elus nii, kui palju enam, see on enam jumalikkuses. Ja mis on nüüd kõige ilusam veel selle asja juures, et meie täna meeltealas veel näeme mingil määral inimlikkust. Ühel või teisel viisil me näeme, aga kujuta ette, temal selle lepingu tõttu seda enam absoluutselt ei ole. Sest see on risti löödud, see on maha maetud, see on hävitatud.
ja tema alas üldse enam seda ei ole. Sellepärast ilmselt meil on see meelte uuendamine nüüd see protsess, kus me peame nagu õppima niimoodi ka ennast nägema läbi tema võidu, läbi tema surma ja ülestõusmise. Ja sellepärast Jumala kuningriik on määratud toimima 24 tundi ööpäevas. See ei peaks absoluutselt lakkama rõõm, rahu, õigsus just risti tõttu. Aga vaata nüüd meelteala ei suuda selles veel nii täiuslikult toimida. Ja kohe ma olen jälle kaotanud ja siis vaatame miks kristlastel on tihtipeale selline mõtteviis, et kui me kokku tuleme, et issand, tule meie keskele ja issand, me tahame sind kogeda ja ma saan aru, see on siiras ja ma absoluutselt ei alahinde igasugust usutasandit, kus inimesed hüüavad, kus inimesed otsivad. See kõik on väga võimas ja väga hea, aga vaata, miks me nüüd oleme niimoodi väljendame, et me tahame teda jälle kogeda, sest mõtteviis on olnud paigast ära ja nüüd me oleme jälle nagu olnud nagu vaakumis ja siis tahame teda jälle nagu kogeda. Aga see on jälle niisugune asi, kogeme ja jälle, kuna meil ei ole uuendatud, siis kaotame. Aga nüüd nagu Tarmo on, kui Jumala sõna on nüüd meis ja mida rohkem nüüd, ma ei taha nüüd öelda, et me peame ühtemoodi seda Jumala seemet kandma, aga kui me nüüd kanname tema tahet, tema toimimist, tema võitu oma elus, siis ka tegelikult meie hingega on lood head. Et me oleme üles ehitatud ja me ei lase ennast röövida. Me hakkame vastu igasugustele negatiivsetele tunnetele, negatiivsetele olukordadele ja me tunnistame ju ikkagi seda, mis Kristus on tunnistanud, kui ta surnust üles äratati ja läbis taevad, siis Heebri kiri ütleb ka, et me hoiaksime kinni sellest tunnistusest. Ja see tunnistus on selles mõttes võimas, et sa oled ju uus loodu. Ja vaata, kui võimas on ikkagi see väljendus, lihtne ja me kõik seda niimoodi väljendame, aga me ei näe nagu seda sõna, kõik vana on möödas. Ja kui ma nüüd selle sõna väge nüüd sügavamalt õpin seda tundma ja sellest aru saama ja see talletub, siis ma ei lasegi enam oma meeltesse mitte midagi, mis on vana. Oota, ma ei saanud aru, sa ütlesid juppad tagasi juba, et me ei lase siis ennast röövida. Kas sa pead silmas seda, et sa siis koged 24/7 temal ju? Ei, kindlasti mitte ma ei koge, aga ma püüan selle poole ja ma tean, kui ma olen kuskil mingi hinges on mul tekkinud mingi niisugune tühjus või negatiivsus, siis ma saan kohe aru, et see on mu mõtteviisi küsimus. Ma olen kuskil midagi valesti möönnud ja nüüd mõtteviisi kaudu ma olen lasknud ära varastada Jumala kuningriigi ja sinna on väga lihtne jälle tagasi tulla, et sa jälle kehtestad tõsiasja, mis Jumal on Kristuses teinud, milleks ta sind on seadnud ja näiteks kõige, kui me vaatame siin sõna, siis vaadake ilusasti siin ta ütleb Rooma 6:3 ja ütleb nii ja mulle väga meeldib see algus ka, kas te siis ei tea, kas te siis ei, võime öelda ka, kas te siis ei mäleta või kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse, Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse. Nii et kõik vana on igal juhul möödas.
kõik vana on igal juhul möödas. Ja nüüd ma saan aru, see toimib usu läbi. Nii palju, kui see sõna on nüüd talletanud, nii palju, kui see sõna on nüüd mind valgustanud, nii palju ma saan selles väes ehk tema kuningriigis nüüd toimida selle sõna tundmise läbi. Ja sellepärast on nii oluline, et sõna elaks meis. Ja sellepärast see Paulus ütleb, räägiksime, laulaksime kiituse viiside, vahet ei ole, mis viisil me vabastame seda sõnaväge. Aga siin ta ütleb jah, et kas te siis ei tea, mulle nii meeldib see küsimus, kas te siis, Leevi, kas sa siis ei tea, Leevi, kas sa siis ei tea, kes me iganes oleme Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse. Et mul ei ole nagu enam põhjust pöörduda mitte mingisuguse kaose poole, mitte mingisuguse tasandi juurde, mis on vanast olemisest. Et rist on selle igal juhul lõpetanud, ristil surmati kõik see. Ja siis ta ütleb edasi, me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otse kui Kristus on äratatud üles surnuist isa kirkuse läbi. Ja vaata nüüd see viimane osa ütleb nii ilusasti, nõnda sina võid ka käia alaliselt uues elus. Aga see töötab nüüd selle mõistmise kaudu, et nüüd igas hetkes, vaata see on nüüd ilmselt, kus me kasvuga oleme, kui palju on sõnad talletunud, aga kogu aeg on vaja hoida kinni sellest tunnistusest, mis siis Kristus on nüüd tegelikult tunnistanud. Ja nõnda võime ka meie käia uues elus. Või ma võin niimoodi väljendada, ma võin alaliselt käia uues elus. Ja mitte hetke kaotada nüüd, seda. Sest kui me oleme, vaat nüüd ütleb järgnel 5, mulle väga meeldib see 5. salm. Sest kui me oleme kasvanud kokku tema surma sarnasusega, ehk see on usu läbi, see on nüüd talletunud meisse, et ma olen ühes temaga surnud, ma olen ühes temaga maha maetud, siis vaadake, ma ei saa enam vanast olemisest või ma ei saa enam inimlikkusest enam midagi rääkida. Hingevaenlane ei saa enam, tal ei ole enam seda, kus kohta ta ennast kinnitaks või seda toetuspinda, see on tal täielikult ära võetud. Sest kui me oleme kasvanud kokku tema surma sarnasusega, see on nüüd see kokku kasvamine tema surma sarnasusega on nüüd usus, et sa käid selles, sa tunnistad seda, sa hoiad sellest kinni ja kindlasti see on alguses nii, et mingid elukogemused, eluolukorrad justkui räägiksid selle vastu. Aga nüüd küsimus ongi, tihtipeale ma tean, mulle omal ajal öeldi, et ega sa ei valeta või, aga näed, reaalsus on ju see, mis siis inimene väliselt nagu näeb või kogeb, aga nüüd mu küsimus ongi, aga mis on nüüd tõeline reaalsus? Just. Kas nüüd see vaimne reaalsus on tõeline või nüüd see nähtav on tõeline? Ja Paulus ütleb, et meie, kes me ei käi nähtavate asjade järele, vaid nähtamatu sfääri järele. Ja sellepärast see on nii võimas on, et sest kui me oleme kasvanud kokku tema surma sarnasusega, siis võime seda olla ka ülestõusmise sarnasusega. Et me oleme nüüd Jumala pojad ja kõik vana on möödas. Ja siin ei ole tegu üldse meie mingi kogemusega. Siin on ju tegelikult Jumal on tõestanud ennast Kristuses.
et ta lõpetas kõik vana, lõpetas kõik inimlikkuse ja sellepärast mina ütleks küll, et see on kogemusega. Sest et kui mina mõtlen enda kogemuste peale, siis nendel aegadel ongi, et ütleme, kui ma käin taevas või lihtsalt Jumala suures ligiolus, just see siis tundub, kui see vaimne reaalsus tundub palju reaalsem, kui kui tuled siia, siis ei ole üldse nii nagu see. Me kindlasti kõik oleme väga palju seda taevast reaalsust kogenud ja iga kord, kui sa seda ühel või teisel viisil koged, alati see on rõõm, alati see on rahu, alati see toob mingi emotsiooni, kas me puhkeme nutma või hakkame naerma aga igal juhul ka see nutt on väga positiivne, see ei ole negatiivne. Vaata, Korintuse kiri vist ütleb see, et maailmas on nutt nagu negatiivne, see on ahastus, aga Jumala kuningriigis võib see rõõm olla, aga ta väljendub see, et sa näed tema headust. Ja ma ei tea, miks on nii, et ühed või teatud väeavalduses keegi naerab või rõõmutseb ja teine võib lihtsalt nagu väike laps sellest rõõmust nutta. Vaata, ilmselt see hinge tasand ja ka see väeavaldus, see tuleb erinevatel hetkedel, ma olen ka nii nuhtud kui naered, see oleneb, vahel see naer võib nii vabaks lasta. Et ilmselt see on väeavalduse küsimus, aga see on aga vaata, et me oleksime kokku kasvanud, see mõte on see, et me oleksime kokku kasvanud tema surma sarnasusega ja kõige, võib-olla võimsam hetk või on see, kui meie inimlikkus seda ei tunnista. Et sa jääd ka siis selle tunnistuse juurde, et ma nagu Abraham, ta ei vaadanud oma elatanud ihu. Nüüd inimesed võisid öelda, aga kuule, Abraham, reaalsus on ju see. Aga Abraham nüüd vastas, aga jumalik reaalsus on see, et ta tõotas meile lapse. Ja nüüd, sellepärast see on nii, vaata mind see puudutab, ma tulen pärast uuesti tagasi, vaid ka meie pärast, kellele see samuti arvestatakse, sest me usume temasse, kes äratas surnuist üles meie issanda Jeesuse. Sest tegelikult sind äratati ühes tema ka. Ja sa oled selle tõttu, mitte et ma olen nüüd midagi suutnud ja mis iganes inimlikkus, see on olnud tema tegu, tema surm ja tema ülestõus. Siin ei ole üldse meie võimekus, aga vaata, kui meeltealad tihti peale, kas võimekuse või võimetuse toob ühel või teisel viisil toob sisse. Aga see on nii, mu südant on puudutanud, sest me usume temasse, kes äratas surnuist üles meie issanda Jeesuse, kes lohutati meie üleastumiste pärast, äratati üles meie igaveseks, meie õigeks saamiseks. Et olgu see ilm, nii öelda, mis iganes, kuidas iganes, aga tõsiasi on see, et tema teostas meie surma, tema teostas meie uue olemise, et sa täna võiksid, saaksid tema teo tõttu selles kõndida, selles liikuda, selles toimida. Sellepärast see väljend on nii võimas, sest kui me oleme kasvanud kokku tema surma sarnasusega, siis võime seda olla ka nüüd ülestõusmise sarnasusega. Ja ilmselt, mida rohkem hakkan seda nagu nägema või tunnetama, seda lihtsam on nüüd läheneda tema lähedal ollu. Sa lihtsalt kehtestad seda tõsiasja usu läbi ja see avab sulle sisse pääsu nüüd taevasesse sfääri, kõike seda üleloomulikku nüüd kogema, et sa saaksid selles liikuda, seda teostada, milleks ta siis sind on kutsunud, selles tunnetuses.
et siin me ei saa nagu selles mõttes võib-olla väeavaldustes ja nende selles toimimises me ei saa üksteist järgida, aga tema tunnetuses meid on kõiki kutsutud seda nüüd teostama. Ja see on jah väga võimas. Ja vaata, kui ilusasti ütleb edasi, teades, et meie vana loomus on koos temaga löödud risti, et see patune ihu kaotataks, nii et me kunagi enam ei orjaks pattu. Sest ta lõpetas selle, ta lõikas selle juure läbi. Aga nüüd me inimestena, meil ei ole seda õpetust, siis meie rõhuasetus on alati tegudel. Aga tema räägib päris patust, sellest juure läbilõikamisest. Et me kunagi enam ei orjaks pattu. Ja sellepärast siin ta, ma loen siit edasi, aga siin ta sellepärast ütleb veel, aga 17, aga tänu Jumalale, et te olite küll patuorjad, aga nüüd olete saanud südamest kuulekaks sellele õpetusele, millesse teid on juhatatud, mis siin 6. peatüki alguses on, ja patust vabastatununa olete saanud õiguse teenriteks. Ja 22 jälle ütleb, nüüd aga, et te olete vabastatud patust ja saanud Jumala teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks. Ja selle tulemus on siis igavene elu. Ja see on nii hea, et siin ei ole midagi tegemist meie võimekusega, sest me inimlikult oleme erineva võimekusega. Koguduses ka, kirikus ka, inimesed on oma päritolu tõttu ja mille iganes asjade tõttu on erineva võimekusega. Aga siin enam, ka see võimekus ei mängi absoluutselt rolli. Siin on nüüd see tõsiasi, see leping, mis isa on Kristuses teostanud, sa oled selles ja see kuulub sinule ja sind on kutsutud selles kõndima. Ja siin ta ütleb veel 7. salm, sest kes on surnud? Sest kes on surnud? Mäletate, Rooma 15 ütles, kõik on surnud. Üks suri, et kõik oleks surnud. Ja sellepärast ütleb, sest kes on surnud? See on nüüd see küsimus, kas sa nüüd usu läbi võtad omaks. Sest kes on surnud, see on patust vabaks mõistetud. Ja sa oled igavene õigsus. Ja miks ma seda alati nii rõhutan? Vaata, see kõik on nagu kevadine soojus, valgus. See avab sind. See annab sulle julguse tulla troonisaali, olla julgelt tema ees. Sellepärast mulle väga veel meeldib see väljendus nii tohutult, sest kui ma nüüd inimlikul tasandil üritan liikuda, siis igal juhul ma olen Siinai mäe juures. Ja seal nüüd, ta ütleb ju, et see vaatepilt on alati ühene, et see oli nii kohutav, et Mooses ütleb, ma olen kabuhirmus ja värisen. See on nüüd eelnev leping, mis on lihale, sest seal inimlikkus ei ole suutnud ja inimlikkus ei ole hakkama saanud. Aga vaata, kui ilusasti ta ütleb, vaid teie olete tulnud Sioni mäe juurde, elava Jumala linna, taevase Jeruusalemma juurde, 10 000 inglite juurde, esikpoegade koguduse juurde, kes on kirja pandud taevas, Jumala kõikide kohtumõistja juurde, kes on täiuslikuks saanud õigete vaimude juurde ja uue lepingu vahemehe Jeesuse juurde ja piserdamisvere juurde, mis kõneleb paremini Aabeli verest. Ja seda võiks veel väljendada veel väga erinevalt.
missugusesse armupaika meid on täna kutsutud osalema tema enda elu korralduses, tema enda elu toimimises ja see on kõik ilma hinnata. See kõik on kõige nõrgemale, kõige katkisema pärandiga inimesele. Aga ma vaatan, kui palju meie meelteala jälle nagu tegeleb selle pärandiga, selle suutlikkuse või suutmatusega, aga meid kõike on kutsutud selles liikuma ja et see inimmeel on hästi kuri, et nii palju selle inimmeele läbi vaenlane saab siis röövida ja petta ja alandada, aga see leping on ikkagi nii imeline, et sa oled uue lepingu siis selle uue lepingu olemuses, selles täiuses ja sellepärast juba Jeesaja ütleb, ma olen seda nii palju lugenud, et ära meenuta endisi asju, kõik, mis on siis vanast lepingust või lihalepingust või lihakorraldus, siis ära meenuta enam seda, vaid vaata nüüd sellele korraldusele, mida nüüd isa on Kristuses teostanud. Ja see on selles mõttes hästi võimas ja sellepärast siin nüüd Rooma 6. peatüki alguses väga selgelt ütleb, see on padust vabaks mõistetud, et see on huvitav, et me ei peaks enam üldse sellel tasandil seda üldse enam väljendama. Aga ma saan aru, et see kõik toimib usu läbi Jumala väes. Et ja sellepärast me kõik oleme eri tasanditel ja võib-olla räägime natukene siis lähtuvalt siis sellest, kus me oleme. Aga siin seda usuväge me ei saa ka iseenesest endale juurde tekitada. Ei, aga ikkagi väga ühes meeles toimub. Aga ikkagi tähtis on see, et külvata nüüd seda seemet sellele maale, sest usk tuleb kuuldust. Kuuldu tuleb Kristuse sõnast, sest nii tohutult oluline on see, mida külvatakse, selle läbi ka siis ju tegelikult täna kogudus elab. Et kui lihale külvatakse, siis seal on teatud toimimine, seal on teatud, kuigi ma ei taha selle vastu rääkida, sest see on ka, kui me olime alaealised, olime orjastatud maailma algjõududele, püüdsime seal ju tõestada, püüdsime seal näidata, püüdsime saavutada. Vaata, me olime kõik ilmselt selles, ma mäletan, kui Raul rääkis oma seda võitlust selles ajas, see on nagu elu surma peal ja tegelikult see on väga huvitav, seal kõik ju teevad, mis oskavad, kõik teevad, mis suudavad, aga nüüd on ikkagi nii, et inimlikust pärandist lähtuvalt ühed on tublimad, teised ei ole nii tublid, siis nemad kaotavad oma usu, nemad jäävad rünnakute alla, need, kes on tublimad, nagu justkui siis nagu suudavad, aga tegelikult Rooma kiri ütleb, Rooma 2 algus ütleb väga ilusti, ei ole ainsatki, ei ole kedagi. Võib-olla isegi, see on väga huvitav, et isegi, ma ei taha, ma saan aru, et siin meie pärand ei mängi üldse rolli, kust me tuleme, aga teinekord on isegi võib-olla hea, kui inimene tuleb täiesti katkisest pärandist, sest tal ei ole üldse enam lootust liha peale. Et näiteks, kui mina tulen hea pärandiga, siis ma ikka loodan ise endale. Ma ikkagi arvan, et ma pean rohkem suutma, parem olema ja nüüd mul on ka see võimekus
ja vaat see on kiusatus. Aga kui inimene, kuigi ma saan aru, et katkise pärandiga inimestel on omad võitlused ja neid tavaliselt jälle nende poolt, kes suudavad rohkem rünnatakse ja nad jälle alandavad neid. Aga vaadake, missugune ilu on, ma olen seda tunnetanud vaimus. See on midagi nii ilu ja võrratut olemist, kuidas Jumal on ühes hetkes sõltumata meie pärandist kõik asetanud läbi Kristuse selle lepingu kõik võrdsusesse. Sest seal on ainult, sest see kõik on ju surmatud. See kõik on maha maetud. See kõik on läinud. Okei, ma saan aru, jah, see väljendub inimlikkuses. Nüüd erinevalt inimlikus võimekuses. Aga see ei määra midagi. Nüüd küsimus on, kas ma usu läbi käin tema võidus. Usu läbi käin selles lepingus. Siin ei ole ju mitte midagi, kas Abraham oli 100-aastane või oli ta 80 või 60 või 40 või 30. Küsimus ei olnud isegi selles vanuses. Küsimus on see, kas ma käin selles eluvaimus, sest eluvaimu korraldus, kui ilusasti ta ütleb seal Rooma 8 algus, eluvaimu korraldus Kristuses on lõpetanud patu ja surma korralduse. Ja vaata, kui nüüd hingevaenlane sind alandab või keegi kristlane ütleb midagi negatiivset, siis tegelikult see on ju isa armastuses, mis ta teostas Kristuses, see on lõpetatud. Seda vale, see on vale, see on ebaseaduslik, see ei kehti enam mulle. Aga kuna ta on nüüd nähtav, siis vaadake nüüd, ma usun valet ja ma võitlen sellega. Ja teinekord me oleme löödud, me oleme masenduses, me oleme kindlasti olnud nendes hetkedes, keegi ütleb, kes on võib-olla autoriteetsem või ütleb ja nüüd ma lihtsalt jään seda vaatama, seda uskuma ja olengi kinni püütud selle hetkeni, kui keegi teine õde või vend tuleb ja vabastab mind siis või tuleb issanda sõna ja ma vabanen ise sellest. Sellepärast alati selline osadus on nii kallis ja tähtis, et me räägime Kristuse sõna üksteise ellu. Seda lõpetatust, mida Jumal Kristuses teostas minu ja sinu heaks. Sellepärast ma nagu jälle kordan seda, ma väga siiralt usun, et Timo selle laulu Jumala käest sai, ma ei tea, kui palju ta seda nüüd ise nägi selles hetkes, aga ma ei ole enam see, mida ma tihtipeale mõtlen endast. Ja ma ei ole ka enam see, mida teised tihtipeale minust veel räägivad. Sest nüüd kehtestas Jumal oma otsuse Kristuses minu ellu. Ja ainult maksab see, kui teete, ja see on täiuslikkus. Seal ei ole ühtegi laiku, seal ei ole ühtegi kortsu, seal on, vaat kui kas Efesuse kiri ütleb ilusasti, et asetada meid oma palge ette laitmatuna, täiuslikuna, igaveses õigsuses, igaveses pühaduses. Aga vaata, kui palju ma mõtlen seda, inimmeel on rajatud tegudele. Inimmeel on rajatud sellele, mis ma suudan või mis ma ei suuda. Vaata, kui huvitav on seda näha, ma näen seda, kuidas ma teatud hetkes olen kinni püütud. Seepärast mul on selline väljendus, et näiteks kui sinu inimlikkus, mida ei ole, aga ütleme, et kui ma veel olen seal mingil määral kinni, et kuidas ma siis mõtlen, kui nüüd inimlikkusest midagi juhtub nagu mingi suutmatus, jõuetus inimlikkuses. Tegelikult ma ei tohiks enam sinna auku kukkuda, vaid ma peaksin nüüd tunnistama tema tunnistust selle asemel,
mida minu meel tahaks nüüd nagu öelda ja tunnistada. See on sama asi, noh, mul on praegu natukene selline, noh, tervisega. Vaata nüüd, see küsimus on, kas ma nüüd allun sellele tundele, kogemusele. See on täpselt sama asi füüsilise tervenemise asjaga. Ma pean igal juhul jääma selle tunnistuse juurde, et tema vermete muhkude läbi olen täiesti terve. Igasugune haigus on läinud, igasugune kaos on läinud, aga noh, kogemus ei ütle seda kohe teatud hetkes. Vaata, mõnes hetkes tuleb see ka kogemusena kohe, aga mõnes hetkes nagu mingi noh, selline asi ikkagi ütleb, et noh, aga nüüd see ongi tegelikult see Rooma 4, et Abraham ei vaadanud oma elatanud ihu peale ja ta ei vaadanud ka selle peale, et Saara lapsekoda oli surnud. Ja kujuta ette, nad, ma ei tea kui vanas eas, aga nad enne poja sündi nimetasid ennast paljude rahvaste emaks, paljude rahvaste isaks. Nad võtsid endale uue nime. See justkui tundub, et nüüd vaesekestel on täiesti ära läinud sellest suurest ootusest. Aga vaata, see ei olnud niisugune hingeline asi. See ei olnud niisugune, noh, et vahel meil kristlastel võib küll olla selline, et me nagu, noh, et meil ei ole Jumala käest ja siis nagu, noh, pingutame mõne asjaga üle. Aga vaimne asi on ju tegelikult niivõrd reaalne. Kui see usk on tulnud sinu sisse, siis sa lihtsalt, vaata Jeesus ütleb ka, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis noh, kõik on võimalik. Aga vaata, sa pead selle pidepunkti saama tema käest. Ja sellepärast ilmselt Kristuse ihus ongi nüüd väga erinevad kogemused. Üks on ühes asjas tugev, teine on jälle teises asjas, noh, mitte tugev, vaid omab usku. Ja õhutab teist sellest kinni hoidma, sellest kõndima. Et see on jah, hästi, hästi võimas. Võin korra küsida jah. Selle sama Abrahami ja selle paljude rahvaste isa peale, et kui Jumal nagu rääkis Abrahamile, et ta saab lapse, vaata kui palju nemad tegelikult ka kõhklesid, et nad tegelikult tegid mingeid samme ja nende peal oli ikkagi see niisugune, sealt samast nad tunnistavad, et nad on paljude rahvaste isa, aga sealt samast teevad negatiivseid samme. Jah, vaata, see näitab ikkagi ka seda inimlikku poolt ja kuigi ma olen nagu selles väga veendunud, et Iismael sündis, see oli jälle nagu eeltähenduslikult. See pidi jälle juhtuma, et seda nüüd on raske öelda, aga just see, mis Rooma 4. peatükk ütleb, et Abraham sai vägevaks usus, vaat see on nüüd meie osa või meie roll samamoodi. Vaata, seepärast ütleb, see ei ole kirjutatud tema pärast, vaid see kirjutati meile kõigile, kui Jumal äratas Kristuse surnuist üles. See on muutnud nii totaalselt meie mineviku, meie oleviku, meie tuleviku. No see on midagi nii suurt, mis tema surmas taevas korraldas meie heaks. Sellepärast sõna ütlebki, et me ei valetaks üksteisest, et me ei räägiks valet. Sest iga kord, kui me räägime seda nähtavat reaalsust, siis me selles mõttes nagu, räägime valet. Aga nüüd isa kutsub meid tegelikult rääkima tõde
mis lähtub siis tema surmast ja tema ülestõusmisest. Jah, aga see on kõik üks kasvamine ja toimimine. Ja sellepärast ütleb, sest kes on surnud, see on patust vabaks mõistetud. Ja nüüd ütleb, kui me oleme aga surnud koos Kristusega, siis usume, et me ka elame koos temaga. Nüüd jah, see tema olemus, nüüd ei ole mina, vaid nüüd on tema olemus. See on nüüd paljudel tekitanud nagu segadust ja noh, seda nagu on raske vastu võtta, sest ma saan aru, et nagu Urski väljendas, et kõik on ehitatud ilmutuslikule valgusele. Et vaata, ta ütleb juba ju, kui ta ütles oma jüngritele, et keda ütlevad inimesed mind olevat, keda teie ütlete mind olevat. Sest inimesed ütlesid seal igasust variante. Ja siis Peetrus ütleb, sina oled Kristus, ja siis ta ütleb, ja vaat sellele ilmutuslikule kaljule ma ehitan kõik oma toimimise. Vaata, kui huvitav on see, et mitte midagi sinu võimekusele. Ja ometigi ma kogu aeg seda väljendan, kui palju vaenlane saab mind veel selle tõttu rünnata. Et kuskil on midagi, kus ma veel päris ei kõnni Jumalaga. Aga see ei ole probleem. Me kasvame, me areneme, me õpime ja oleme selles protsessis. Aga siin on jah, tema võiduga tegemist ja selles võidus sa oled. Ükskõik kui hästi või kui kehvasti me ka ennast ei tunneks, igal juhul meid on kutsutud sellest tunnistusest kinni hoidma. Ja siin ta ütleb, sest mis ta suri, seda ta suri patule üks kord ja alatiseks, aga mis ta elab, elab ta Jumalale. Ja siis nõnda, siin ta ütlebki, nõnda arvestage ka teie endid olevat surnud patule, aga elavad Jumalale Kristuses. Vaat ilus väljendus, nõnda arvestage, matemaatiline asi, arvestama. Et siin ei tähenda meie siis nüüd suutmatus ja suutlikkus, et see on nüüd hästi vahva. Aga kuna nüüd vana leping oli ka kõik sellele üles ehitatud, kes selle järgi teeb, elab selle varal, siis nüüd Rooma 5 ütleb selles mõttes hästi vahvalt, et nüüd selles päevas või Rooma 10 ütleb, see on hästi võimas. Jah, et sest seaduse lõpp on Kristus õiguseks iga ühele, kes usub. See on 10.4. Ja nüüd ütleb nii, et sest Mooses kirjutab seadusest tuleneva õiguse kohta. Inimene, kes seda teeb või kes selle varal elab, jääb elama selle kaudu. See on jah, nüüd mõtteviis. Vaat seal on nüüd määrab meie suutlikkus, meie võimekus. Ja kui palju meil on tihti peale seda mõtteviisi. Ent õigus, mis tuleb usust, ütleb, ära ütle oma südames, kes läheb üles Kristust tooma või vaid mis ta ütleb, see seeme on su lähedal sinu suus ja sinu südames. See on ususõna, mida me kuulutame. Jah. Ja siin ta nüüd 9. ütleb, seda on tihtipeale väljendatud küll Jumala juurde tulemise juures, aga valdavas osas see ongi... Tegelikult on usu definitsioon. Ja, just. Et see on tegelikult, mida ma peaksin igas hetkes
väljendama. Ja vaat kui huvitav on see, et kui me nagu kas palves hakkame Jumalat otsima, siis ka me alguses tihtipeale tunded on segamini ja väljendatakse ühte kui teist. Aga vaata isegi, ma räägin praegu kogemuslikkusest, et kui me hakkame palves Jumala lähedal olu kogema, vaata kuidas see tunnistus kohe võtab meid üle. See taevane tunnistus. Aga miks see ei võiks kogu aeg olla? Eks ole, et miks ma ei võiks seda siis tunnistada, kui mul ei ole issanda lähedal olu või kui kõik ka teinekord kõliseb, on täielik kõrb. Sellepärast mul nii meeldib, et kõrbessegi ta teeb tee. Kõrbessegi ta paneb veehojad voolama. Kõrbe ta ujutab üle. Vaat kui palju ta niimoodi räägib selle kõrbe üle. Ehk selle ala üle, mis meie siis hinges tihtipeale on. Aga jah, see on hästi võimas, on see, selle asja olemus on väga võimas. Ja tegelikult kõik meie maa ootab ju nüüd tegelikult Jumala poegade esile tulemist, aga Jumala poegade häält, Jumala poegade nüüd seda toimimist, mis on nüüd sellest seemnest sündinud, mis on sellest seemnest ellu äratatud. Ja see on jah huvitav. Ja sellepärast Moosese raamatu alguses juba on see väljendus, et ta lõi inimese valitsema kõige loodu üle. Ja täna see tuleb jälle Kristuses esile, et sind on kutsutud kehtestama seaduslikkust. Ja iga kord, kui sa Jumala vaimu all oled, see teostubki. Vaat siis ju vaata, kui pööraseks asi läheb, kui Jumala vaim tuleb, me räägime niimoodi, et Jumala vaim tuleb meie peale või Jumala vaimu kogeme, kuidas me kohe toome esile deklaratsiooni, kuidas me kohe hakkame valitsema, tegema kõike seda kehtetuks, mis on kehtetu. Ja seadustama seda, mis on seaduslik. Ja see on selles mõttes nii vahva, mul on ikkagi, mulle see nii meeldib vahel, isegi kui inimene, ütleme, on just eelnevalt nutnud enda inimlikust, aga kui Jumala vaim tuleb ta peale, siis see kõik on läinud. Seda nuttu ei ole. Ja on hoopis kangelaslikkus. Aga vaata jällegi see inimlik pool on huvitav, ma kogu aeg seda väljendan, kuidas see kogu aeg annab hingevaenlasele teatud meelevalla ja teatud võimaluse. Et seda, kui sa seda nagu näed, siis ja hakkad üha enam sellest aru saama, siis seda vähem pimedus ja kõik see vale saab meie hinge tasandit, seda vähem ta saab seda puudutada ja selle üle valitseda. Saaks provotseerida natukene. Jah. Vaata need, kes täna maailma valitsejad nii nimetatud ennast nagu peavad selleks, eks ole. Nad teevad selle sama sõna alusel, et nendele on antud kogu meelevald valitseda. Ja nüüd tulevadki need käärid, eks ole. Meie teeme sellel alusel, mida vaim räägib, aga nemad teevad sellel alusel, mis maailmas nad näevad, eks ole. Võtavad selle sõna, panevad selle reaalsusesse kirjatähe kaudu. Ja üks julgustav mõte. Kenneth Copeland, hiljuti kuulsin ühte tema jutlust, nagu tõin välja selle mõtte, et saatanal iseendal, kui ütleme vaim olendil,
ei ole nagu võimalust siin maailmas tegutseda. Ta peab kasutama inimesi. Ta ei saa otse nagu midagi siin maailmas füüsiliselt muuta. Et ta peab kasutama inimesi. Et see nagu annab meile nagu suuremat lootust, et me oleme inimesed nii nagu mittekristlasedki on inimesed. Aga meil on veel Jumala vägi ja me saame välja kuulutada neid asju. Ütleme, mittekristlased teevad ainult füüsiliselt neid asju, mida nad teevad on ju kurja. Aga meil on lisaks Jumala vägi. Ja kui meie võtame selle, kasutame seda maksimaalselt palju, siis meil on ikkagi lootust päris palju. Aga vaata, saatanale ei ole antud isegi õigust inimest kasutada, tal on öeldud, et ta on ainult taeva aluse lusteks õru vallas. Ja tal vaenlase kohta on öeldud, et talt on võetud kõik relvad. Tal on võetud kõik võim, kõik relvad. Aga vaata, kui huvitav on nüüd, kui mu mõtteviis ei ole uuendatud, siis ta saab lihtsalt selle tõttu veel toimida. Nii palju ta saab ja toimida. Kõige selle ebaseadusliku tõttu. Mina nägin ka kunagi ilutust, kuidas me kuulutame välja ja kuidas seda, et vaenlasel kõik relvad võetud. Ja siis ma nägingi, kuidas kristlased ise annavad, mitte need jumala pojad, et kristlased ise annavad relvasid saatanale kätte. Ja vaata, selles nägemuses oli ju ka, et 2-3 väikest teemoni võtsid suure armee kristlasi vangi ja nendel olid kõik nagu relvad, aga nad keegi ei kasutanud. Ühes selles... Kristlastel olid relvad. Ja väiksed, need relvad olid küll väiksed, aga nad oleks võinud, kui ta seda näeb, siis ta ütleb, et nendel oleks nii õlbus olnud, need teemonid seal maha lüüa, aga nad ei kasutanud seda teatud hetkes või teatud kasvufaasis, jah. Aga kui sa hakkad avastama, vaata, siis sa ei saa enam mitte millegagi enam kompromissi teha pimedusega. Kui sa hakkad seda identiteeti või oma seisust nägema, et mind ja sind on kutsutud seaduseks täna siin maa peal. Ja sellepärast, et ta ütleb jälle seal nägemuses huvitav, nüüd ta ütleb niimoodi nendele, kes on taevas, et teie olete meie lootus. See on niisugune inimlik. Aga taevas, nemad ütlevad, ei, sina oled praegu maa peal. Sina oled meie lootus. Tegelikult. Ja, tegelikult. Ja vaata, see on nüüd võimas, et taevas täna ootab meie esile tulemist. Et me hakkame seda valet, ebaseaduslikku, maha kiskuma, kehtestama seaduslikkust. Ja see on tegelikult väga huvitav. Ja kõigepealt tegelikult ma pean ju alustama endast. Et ma kehtestan ennast. Siis hakkame üksteise ellu rääkima ja julgustama. Ja sellepärast ta ütleb, et Peetruse kirjas on nii ilus väljendus, mind see nii puudutas, et kui teist keegi on eksinud, siis teie vaimulikud julgustage või teda õigsusesse. Vaata, eestikeelne tõlge ütleb manitsema, aga teised tõlked ütlevad ja soome keeles ütleb julgustage teda õigsusesse. Et kui inimene nutab ja on kinni mingis ebaseaduslikkuses, et ta vaatab enda peale, siis ta ütleb, et teie vaimulikud julgustage teda liikuma õigsusesse. Sest vaata, kui palju me jääme kinni inimlikkuse taha, aga sellepärast mul on see nii kallis, ma ei saa alati seda niimoodi esile tuua, aga kui tähtis on Kristuse surm, kui tähtis on tema ülestõusmine, sest selles nägemises ja tunnetuses ma vabanen inimlikkusest, kõigest ebaseaduslikkusest. Ja vaata, ta ütleb veel Efesuse kirjas, oota, ma otsin selle kohe üles, see on Efesuse 4. vist, see on nii, see mind nii puudutab. Seega, et ütleme näiteks kristlased, nüüd võib olla päris palju kristlased ja nüüd üritavad mingit teemonit ära ajada ja kuidagi ei õnnestu see neil.
ja samas võtab üks Jumala poeg, ta purustab terve vaenlase väär. Jah, vaata, see on Efesuse 5. Nüüd ütleb nii, et ärka üles, kes sa magad. Tõuse üles surnuist. Just. Vaata, kes sa magad. Igal juhul see on, uinak, kui sa, oled inimlikkuses. See on tegelikult nii huvitav. Ärka üles, kes sa magad ja tõuse üles surnuist. Ilus väljakutse. Sind on üles äratatud ellu. Ja vaat kui, ma ütlen, see on nii lihtne, aga seal samas mu südant see puudutab, mul ei ole praegu seda tunnetust, aga kui sa selle tunnetuse sisse lähed, siis see on kõige kallim asi, mis isa südames on. Kõige nõrgem on ülendatud kõige kõrgemale. Tema surma tõttu. Ja sellepärast ütleb, et tõuse üles surnuist. Tõuse palun tõuse üles surnuist. Ja siis ta ütleb, siis särab sulle Kristus. Siis tema auhiilgus tuleb see elu üle. See auhiilgus katab, see auhiilgus saadab, see auhiilgus toimib. Ja mitte midagi, ei ole põhjust enam inimlikust nutta. Mis ma olen teinud, kes ma olen olnud, mis on ebaõnnestunud, kõik see asi. Sellepärast ütleb, ära meenuta tema surma tõttu, tema ülestõusmise tõttu, ära meenuta endise asju, aga ära meenuta kõike seda minevikku või kogu seda, sest kõik vana on möödas. Ärka üles, kes sa magad, tõuse üles surnuist, siis särab sulle Kristus. Mis salm see on? See on 5.14. Vaat siin ta ütleb veel 15 huvitavat, aga nüüd tõlked on natukene eesti keeles on, vaata kuna ei olnud tõlkijatel seda nägemust, armust, siis need asjad on mingil määral, need sõnad ei ole kõige õnnestunumad alati. Vaadake siis hoolega, kuidas te elate. Seda võib võtta väga negatiivselt käsust lähtuvalt, eks ole, et vaata oma võimekust. Aga siin üleüldse, siin ei ole mitte ligil lähedaselt seda mainitud. Vaadake siis hoolega, kuidas te elate, mitte nagu arutud, vaid kui targad. See tarkus on ainult tema ülestõusmises, ülestõusmise olemuses, on ainult jumalik tarkus. Kuidas see hoolega vaatamine välja näeb? Vaata, see on vaja, meil on vaja nüüd tema valgust, tema tundmist. Aga jah. Sa vaadadki, kuidas sa elad, sa elad käsust lähtuvalt mingit lihtsalt kristlikku elu, või sa tõesti elad ju, Jumal elab sinu kaudu ennast välja. Siis me tõlgendame, vaata kui huvitav, jah, nagu kui me nüüd lähtume käsust, siis me ju lähtume, et nüüd Leevi, vaata hoolega. Seda on aastakümneid jagatud ja ilmselt praegu ka veel. Leevi, vaata hoolega, et sa ei eksi, et sa ei tee valesti, et sa ei oleks puudulik. Midagi taolist, eks ole. Miks pole lipsu, kui sa jutust? Jah, aga ma mõtlen just, sest, ja ka Jeesus rääkis ju hästi palju, lihapäevil inimlikkusele. Ja me võtame ju, Jeesus enda sõna. Aga see ei ole selle päeva korraldus, kus täna on Jumala pojad. Me oleme täna uue lepingu, vaat see leping on midagi nii võimast, et sellepärast mul on see nii meeldib, see verelepingus on see väljendus, et leping Vanas Testamendis tähendas kahepoolset. Ja vaata, siin me oleme nüüd hädas. Sellepärast prohvetid igatsesid nendest päevadest, kus me täna oleme.
selle tõttu nemad ju tegid, nendel oli ehitatud kõik, mida sa suudad, selle varal sa elad. Ja kui palju täna kristlus on sellele üles ehitatud. Kogudus annab ju hinnangu, kui püha sa oled. Sinu võimekusest lähtuvalt. Aga see on vana lepingu mõtteviis. Ja kujuta ette, missugune ilu on selles uues lepingus. Ei ole enam kahepoolne andmine. Vaat kreeka keeles, ma ei tunne kreeka keelt, aga kreeka keeles nüüd uues testamendis leping on ühepoolne. Ja see on nii radikaalne, et ma ei suuda seda armu täna veel täiuslikult vastu võtta. Mu meel on mingil määral segatud. Et nüüd on ainult tema Jumalast on minu olemine Kristuses, kes on saanud mulle ja sulle tarkuseks, pühitsuseks. Tema sõnad on vaim ja elu. Et täna on selle lepingu tõttu on kõik nii hästi, kui veel üldse saab hästi olla. Ja sellepärast ütleb, tule täie julgusega tema troonisaali toimima tema elu olemuses, tema elu tegevuses, tema elu korraldustes. Tule liigu, tule vabasta see arm sellele maale, selle lepingu tõttu. See on midagi, vaata kui paljud inimesed ütlevad täna, ma kuulen seda praktiliselt, just nendes, kellel ei ole seda armu nägemust, ütlevad alati, aga Jumal on seesama Vana Testamendi ajal, nüüd uue lepingu, ega Jumal ei ole muutunud. Olete kuulnud? Jah, palju. Ja see on hästi ja see on tõde, et Jumal ei ole muutunud, see on tõde. Aga leping muutus. Ja meie oleme muutunud. Ja no see on jah, et meie oleme, aga just selle tõttu nüüd meie oleme ka muutunud lepingu tõttu. Aga vaata, see on nüüd midagi nii pöörast, et kas ma suudan täna uskuda, missuguse armastusega isa on mind ja sind armastanud. Vaat me oleme ikka endistes mälestustes ja mingites asjades nagu kinni. Aga see on ühepoolne andmine. Kreeka keeles, vaata huvitav, kreeka keel, ma ei adu seda, aga jah, vanas lepingus see oli kahepoolne ja see oli karm, mis Siinai mäel anti. Ja isegi veel, kui vaadake, mis on veel kummaline, kui Jeesus tuli, siis ta veel lisas juurde mäejutluses. Kui enne muiste, ta viitas vanale lepingule, on öeldud, siis ta pani veel juurde, et kõik liha nõrkeks. Ja see ei olnud väga vale, see on väga kummaline, kuigi nad läksid ära ja see on omamoodi asi, aga inimesed ütlesid õieti, kes suudab seda täita. See oli õige vastus tegelikult. Ma olen nagu rohuõieke, tuleb üks väike tuulehookene selles, mis Kristus ütles. Ma ütlen, et ma vaatan isegi vaimulike juhtide keskel, mis mõll käib tihti peale. Millest me üldse räägime? Me oleme nii halevari inimlikkuses. Täna, nagu ta ütleb, rohuõiek õitseb, homme tuul tuleb ja ta närtsib. Teda ei ole enam. Et Jeesus nii palju rääkis lihapäevil, kuigi ta rääkis ka nüüd lähtuvalt sellest, mis ta korda saadab. Aga teda, kui palju sõna ütleb tihti peale, aga kuna teda ei olnud veel austatud, kuna ta ei olnud veel ausse läinud, siis ta ütleb ju ka veel, et
mul on palju teile rääkida, aga te ei suuda seda kanda täna. Selle väe olemust, mis nüüd see uus päev, kui ta surnuist üles ärkas, korda saatis. Nüüd keegi võiks praegu mu käest küsida, kas see sõna, mis ta rääkis lihapäevil, on nüüd kehtetu? Ei, see ei ole kehtetu lihale. Aga meile, kes me oleme vaimulapsed, see enam ei kehti. Ja sellepärast ta, ma olen seda nii tihti peale lugenud, see on väga võimas väljendus. Ma loen siit veel, loen juba siit natuke eelnevalt, sest see on 5.14, sest Kristuse armastus sunnib meid. Mulle nii meeldib, see on ilus väljendus. Kristuse armastus sunnib meid, kes me otsustame nõnda. Mulle väga meeldib see, et 5.14 Rooma. Ja 2. Korintuse 5.14. Kristuse armastus sunnib meid, kes me otsustame nõnda. Kui üks on surnud kõikide ees, see on jälle nagu 6. peatüki algus lugesime, siis kõik on surnud. See on nüüd isa teostas selle ühes hetkes terve oma loomingu suhtes. Kogu oma loodu suhtes. Kõik, kes olid kaduma läinud, ta teostas selle ühe hetkega Kristuses. Sellepärast iga üks, kes teda täna kohtab ja näeb midagi sellest lähtuvalt, kohe kuulub temale. Seal ei ole vaja üldse, see küsimus ei ole selles teoloogias. Küsimus on selles auhiilguses, mis tema ilmutab. On inimene kohe tema pool. Sest kõik on surnud ja ta on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks enam enestele, vaid temale, kes on nende eest surnud ja üles äratatud. Ja nüüd ütleb, nüüd ongi see koht. Seepärast ei tunne me nüüdsest peale kedagi inimliku loomuse poolest. Kuidas me saame veel inimliku loomuse poolest üksteist tunda, kui me räägime kogu aeg Kristuse surmast? Ja vaata, kui palju me teeme kurja üksteisele. Kui palju valu, haavu, vaenlase vangistust selle tõttu. Kui me oleksime tundnud Kristust inimliku loomuse poolest, siis nüüd me ei tunne teda enam nõnda. Tähendab, kõik lihakorraldus, mis ta rääkis lihale, inimlikkusele, me ei tunne teda enam nõnda. Nüüd on ainult maksab vaimusõna. Sest kes on Jumala lapsed? Kui need, keda Jumala vaim juhib. Ja vaata, kui sa vaimu all oled. Mul on küsimus, miks sa siis nii rõõmutsed ja tänad ja kiidad ja kummardad ja oled nii õnnelik? Sest vaadake, seal on vaimu toimimine. Ja seal ei ole, püüa panna omale seal survet peale vaimu all. See on naljakas. Ei saa ka. Jah, sa ei mõtle selle peal, see ei tule üldse. See ei tööta lihtsalt. Seal on vabadus, seal on hingamine, seal on alaline, nagu ilmutusraamat ütleb, pühad on tema trooni ees ja kõik lakkamata kummardavad teda, lakkamata austavad teda. Sest nüüd me ei tunne teda enam nõnda. Ja kohe järgmine salm ütleb nüüd selle väga võimsa väljendi. Nii siis, kui keegi on Kristuses, on ta uus loodu, vana möödunud, vaata uus on sündinud. Ja selles uues ei ole enam patuseemet, ei ole enam mitte midagi vanast. See on Jumalast sündinud. Vaata hästi huvitav on, et meie teoloogia on täna see, et Jumal justkui sünnitab mingi väärastunud asja.
kui ma tunnistan, et anna mulle andeks või et ma olen eksinud või midagi sellist. Või kes ma olen liha poolest. Siis jah, ma ei ole ära mõistnud, mis tähendab olla isast sündinud. Meie kirikus on selline Tõlula selline kiht väljendus, et noh, ma olen oma isa poeg, noh, ta mõtleb maist, et noh, ta on oma isa nägu, noh, suht sarnasus, palju sarnasust, et siis paljud ütlevad talle, et sa oled oma isa poeg. Noh, seda öeldakse paljude noh, kohta või oma ema tütar või noh, niimoodi. Okei, maine näide võib-olla ei ole nii täiuslik, aga noh, kui ma nüüd võtan ennast, ma olen temast sündinud, sina oled temast sündinud. Vaata, see on nii suur kingitus, igavene puhtus, igavene õigsus. Sellepärast ma kogu aeg tsiteerin, mulle see nii meeldib, see, vaata, milles Jumal on sind kõnetanud, siis see noh, jääb nii sinu vaimu. Noh, ma mõtlen, et aga see ei tähenda veel see, et Jumal on mind kõnetanud, et ma oleksin selle sügavuse lõppu ja selle laiuse lõppu näinud, vaid see on nii pisku sellest. Aga selles on vaja lihtsalt areneda, sest ühe ainsa ohvriga on ta teinud pühitsetavad jäädavalt lõplikult täiuslikuks. Kui mul ainult jõuaks see kohale, kui ma näeksin seda. No kujuta ette, missugune revolutsioon, missugune rõõmustus, missugune vaimustus. Ta on teinud seda ühe hetkega ja tema sai sellega hakkama. Aga nüüd meel lihtsalt veel ei ole täiuslikult, meel ei ole veel täiuslikult sellega kooskõlas. Ja sellepärast on meil vaenlasega veel, noh, vaenlane saab veel natukene takistada ja vaenlane saab veel midagi niimoodi tekitada veel. Aga ei võib-olla suudate väärtustada seda Jumala enese vere suurust. Jah, vere suurust ja seda võidu suurust, mis ta nüüd oma surmas ja üles tõusmises korraldas. Ma ütlen, see ei ole nüüd, et meie täna siin. See on kogu loodu suhtes. Ja kujuta ette, ja kogu loodu on kutsutud erinevates aegades ja ajastutes sellest osa saama. Ja ma tean seda, see on nii kindel, kes on esimesel tunnil, kes viimasel piltlikult. Kõigil on, lõpptulemus on kõigil kõik väga hästi. Inimlikkuses meil on, noh, nagu see, sellest, kes esimesena, kes viimasena seal segadust ja arusaamatust, et meil on inimlikud möötmed. Aga kogu looming ja sellepärast vaadake, kes pöörduvad nii radikaalselt, kui nad näevad seda au, mida ta korraldas, siis ei ole südant, ei ole inimest, ei ole loodud, kes saaks selle ära tõugata. Ja pimeduses ma saan rääkida ja ära lükata ja rääkida rumalusi ja noh, mis iganes. Aga selles valguses mind arreteeritakse, mind võetakse, iga loodu kuulub talle. Ja see on nii ilus, et see kõik käib läbi armastuse. See alistumine loojale, tagasitulek looja rüppe, looja olemusse. Ma tegelikult nüüd näen üldse seda asja nii kummaliselt, kui kallis oli isegi see lahutus. Selle tõttu. Sest see tulek ei oleks muidu nii kallis, kui meid ei oleks lahutatud. Ma pikka aega alguses mõtlesin, et miks üldse pidi see juhtuma ja kõik oleks olnud hästi. Tegelikult vaata, sa ei näe seda. Täna on
selle lahutuse tõttu kõik veel palju paremini. Sest vaat kui palju Vana Testamendi prohvetitel on selline väljendus, et ta on meid kaugelt võtnud, ta on meid sügavikust võtnud, ta on meid võtnud sõnniku pealt, ta on meid võtnud, erinevad väljendid. Aga see on nüüd, see armu maitse, sina ei ole midagi teinud, sina ei ole sellega hakkama saanud. 100% kõik on isa süda. Isa südame korraldus oma pojas ja mind on sellega ühendatud, sind on sellega ühendatud. Ja selles, ainult selles me kummardame teda, ei mitte millegis muus. Ei käskudes, ei seaduses, ei. Selles meil on ahastus, selles meil on happikarje, mind viletsad inimest. Aga kui sa nüüd näed seda aegade korraldus, ma väljendan seda kogu aeg aegade korraldus, mida Jumal, ja kujuta ette veel, kuidas me oleme täna ajas. Aga Jumal teostas selle väljaspool aega. Ja sellepärast, kui enne, kui ei olnud veel inimest loodud, see kõik juba teostus. Sellepärast prohvetid nägidki kõik asjad, nägid detailselt ette. Kui võimas ja kui kallis see on, et sa oled armastatud. Kuid ette, Saulus, mis ta iganes tegi, vahet ei ole. Ta selles hetkes, kui teda kutsuti, ta nägi oma looja kutset. Ja sa ei saa teistmoodi. Kõik on määratud armastusele alistuma. Aga see, kuidas kristlased väljendavad, see on hästi rumal. Ma kuulen seda ka tihti peale, et inimene ei taha Jumalat. Selline väljendus või inimene lükkab ära või midagi sellist. Selles ma olen nii veendunud, sellest mind enam kõigutada mitte gramme ka ei saa. Selles, kui keegi näeb, siis seal ei ole mingit paduse palvet, seal ei ole mitte mingisugust kutset, et tule ja anna. Inimene lihtsalt annab oma elu. Amen. See lihtsalt neelab selles aegade korralduses, sellest teostuses, mis Jumal teostas, selles on niisugune vägi, niisugune suurus. See mitte keegi ei saa sellele vastu panna. See lihtsalt ei toimi. Aga jah, nüüd inimene lihtsalt lükkab ära, see on hoopis teine asi pimeduses ja see on hoopis teatud ajahetkes. Äkki siis on vähe palvetatud nende inimeste pärast, et see peab olema nagu võimsam see jumalik mõju. See on nüüd ka nagu Jumal kutsub meid väga erinevalt. Vaat üks tuleb suurema valgusega, teine ärkamised on, ühed on võimsamad ärkamised, teised on väiksemad. Jah, igal juhul see sõltub Jumalast. Ja mõni tuleb nii nagu piksel löök tabab. Mõni tuleb hakkab väga vaikselt Jumalat tunnetama ja siis seda segadust ja seda kaost ja see on pikk protsess. Ma ei oska öelda ja mind nii väga ei huvita, mismoodi kedagi kutsub, aga küsimus on, et ma kohtan seda valgust. See on see asja point. Jah, seal võivad mitmed põhjused olla selles toimimises ja praegu näiteks islami maailmas seal kõige räigemad islamistid, kes seal kõige suuremaid jubedusi teevad, mis paneb teda sekundi pealt oma elu andma Jumalale. Ja ta teab 100%, et ta pea on pakul. Aga see äratundmine on nii suur, et seal ei ole üldse küsimust, et mu pea on pakul. See pole üldse päevakorraski see küsimus.
see ilmutus on nii võimas sellest taevast ja põrgust. Sellepärast sõna ütlebki. Maine elu ei ole enam. Ja see ei ole üldse, vaata ta ütleb ka, ma ei pidanud nõu liha ja verega. Vaadaksin Johannese 5. on üks selline huvitav väljendus 5.4. Ja iga üks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Vaata kui huvitav väljendus. See osa, mis on sündinud Jumalast sinu elus, see on maailma ära võitnud. Sa isegi ei näe vaeva selles. Sa ei pinguta selles. Sinu oma vaev ei lisa midagi juurde. See lihtsalt on selle maailma ära võitnud. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma, meie usk. Ta väljendub usus. See ära tundmine väljendub usus. Kes võidab ära maailma? Eks see, kes usub, et Jeesus on Jumala poeg. Ja, huvitav, jah, et iga juhul Jumala armastus on selle maailma ära võitnud. Siin ei ole maailmal mitte midagi vastu panna. Siin ei ole maailmal isegi midagi punnida vastu, kui me niimoodi väljendame. Aga ütleme, et jah, inimlikkuses, kui ei ole valgust, siis inimene võib jah kõike teostada ja kõike olla. Aga jah, valguses ei ole, sellepärast me vahel kuuleme väga radikaalseid pöördumisi, eriti ärkamise aegadel, mis iganes. Jah. Tegelikult oleme kõik sündinud Jumalast. Jah, aga vaata seda valguse reaalsust ei ole nüüd, ja väga paljud on ju täna nagu selles nägemuseski hukkamõistu ja süütunde, all. See väljendus ju selle, nende raisakotkaste väljaheidete ja kõik see, mis täna kristlaskonda nagu katab. Sest käsusõna ees inimene tunneb oma puudulikkust ja ta mõtleb, et ta on vähe, ei ole piisav, kõik see. Aga kuigi me kõik oleme Jumalast sündinud. Sellepärast on nii oluline, et ma näeksin teda õieti ja mõistaksin tema korraldust, tema lepingut. Sellepärast see on nii oluline. Muidu ma olen nii palju vaenlase poolt petetud. Muidu ma kogu aeg tegelen enda pühaduse, enda suutlikkuse. Enda pühitsemisega. Jah, enda pühitsemisega. Kuigi ta on mind üks kord ja igaveseks täiuslikult pühitsenud. Ta on sind pühitsenud. Ja kui sa nüüd hakkad sellest toimima, jääd selle tunnistuse juurde, siis see hakkab esile tulema. Jah, see lihaga tegelemine jube. Jah, see on jube. Et meie piisab puhtast veest ka, aga ikkagist. Ma tean ise, kui palju aastaid oled üritanud seda pühitsust endale teha. Ja, ei, see on kohutav. See on kohutav. Ja alati jääb midagi puudu. Alati jääb midagi puudu, kui sa oled siiras. No isegi kui mingid kõik välised matud olevad, kõik asjad, aga ikkagi kuskil mingi emotsioon. Vaata, näiteks ma ei tahaks siin öelda, Tallinnas üks kõige suurema koguduse pastor. Kõige suurema koguduse pastor ütles väga ausalt, iseenesest see on positiivne, ma olen täiesti totaalselt läbi kukkunud. Nüüd see tekitas selle segaduse, et mis siis koguduse liikmed veel ütlevad, saad aru, see on see asi, aga vastus on aus. Ma olen inimlikkuses läbi kukkunud. Siin ei ole, ma ütlen, siin ei ole üldse mitte millegist rääkida. Ja see on nüüd iga inimese, sest käsk on saanud kasvatajaks Kristuse poole. Ja käsk on sellepärast püha, õige ja hea. Aga meil ei ole tihtipeale suunamist. Et me nagu käsk teeb meid tümaks ja nüüd oleme hukkamõistu
ja süütunde sees. Ja vaata, nüüd vaenlane paneb oma haarded meie ümber ja noh, vaata, oleneb nüüd olukorrast, kuidas meil on sõbrad, koguse, õed, vennad, kaaslased, kõik oleneb välistest asjadest. Kuidas keegi, kes läheb ära, kes jääb veel, aga vahet ei ole. Aga iseenesest käsk on püha. Käsul on võimas eesmärk näidata, kui suutmatu on inimene oma inimlikkusest. Ja noh, Jumal ju ei ole mõelnud absoluutselt, sellepärast Hoorad tõlnerid tulidki tema ligi, nad olid ausad. Nad kõik, vaata, kui ilusasti ütleb, ja kõik patused, kuidas ta seal nimetab, kõik lähenesid Jeesusele. Ja pühad, mis nemad tegid? Pahandasid. Jah, sealt on huvitavad väljendid on, noh jah, igal juhul nad olid, kiristasid hambaid ja olid vihased. Täist aru saamatu. Seltskond, kes on oma elu pühendanud Jumalale, aga vaata, ta ütleb ju ilusasti Rooma 10, et mitte õiget tunnetust mööda. Sest kui nad püüavad üles seada oma õiguse, siis nad ei ole alistunud Jumala õigusele. Ja seal kohe peal seda ütleb. Ja käsu eesmärk on Kristuse õiguseks. Aga käsk on surmateenistus, ütleb ta. Ju siis see panebki hambaid kirista, kui sa oled surmateenistuses. Ja, sest nad vaata tahtsid ju inimlikkusest pühad olla. Aga Jumalal, Isal oli pääste. Nüüd me ütleme küll, et me oleme päästetud. Noh, ühest küljest me olemegi Jumala lapsed. Aga vaata, kui ilusasti Rooma 7 algab ja miks ma räägin tohutult kogu aeg Kristuse surma. Ta ütleb ju Rooma 7 algab, et kui inimene elab, kui Aadam elab, siis on, noh, siis on abitus, suutmatus. Aga nüüd see on valguse küsimus, see on nägemise küsimus, see on usu küsimus. Et sellepärast ütleb, tõuse üles surnuist. Et lihtsalt tähtis on see, et me tunnistame seda tunnistust, mis Jumal on Kristusest tunnistanud. See on sinu tunnistus. Nii, äkki Tarmo ka midagi mõtleb, ütleb. Et täna vist oli ka see, kus ma mõtlesin seda, et kui me oleme isegi saanud ilmutuse armust ja Suda vaatab, las ta vaatab siit. Kus me iganes oleme. Et ikkagi, ja seal on meil ka ikkagi see meelemuutust on vaja kogu see aeg, et meil on vaja veel jõuda tõotatud maale. Ja tõotatud maal on meil siis kõik olemas, eks. Mis meil igales eluks vaja on, et kus me praegu oleme nende sellel teekonnal juba tänu Jumalale selle eest, et oleme sellele armule pihta saanud, et kes me oleme. Aga tahes tahtmata veel, et mulle meeldib, kui Toomas siin ühe korra käis, olen kunagi kuulnud seda ennem aastaid tagasi, et see surnud inimene seotakse selle laip seotakse inimese külge, see, kes on kelle inimese ära tahtnud. Ja see laip sööb siis selle inimese ära. See on surmanuhtlus oli see. Et meie ka kanname seda, mis on juba ära hävitatud, on risti külge naelutatud, et me ikkagi veel kanname seda laipa endaga kaasas. See juba haiseb ja kõike seal on ja sööb meid. Aga me peaksid endale aru saama, et sellega on juba kõik, et me peaks seda enda seljast kandma. Ja tõesti see hävitab. Et jah, me oleme vaimus, me olemegi päästetud ja me läheme siit ilmast ära ka, aga siis meil on kindel paik olemas selles suhtes, aga et siin maa peal elada. Ja toimida. Ja toimida siin, olla valguseks, olla õnnistuseks. Ja mitte siin 80-aastaselt siit ilmast ära minna, vaid
Alles paar sotti otsa, jah. Et minul on jah, selline juba kuidagi hästi elavaks läinud see, et on ikkagi Kristuses on ka maa peal pikk elu. Halleluuja. Halleluuja. Aga jah, et kas me nüüd käime eluvaimus seaduses või käime patusurma seaduses. Et meil on kõik selline poogel-moogel. Ja isegi tänagi võtame siin Kristuse ihust ja verest saame osa, et kas on see nüüd õige tunnistus meil. Et noh, ma ei taha kuskile kellegi peale näpuga näidata, vaid on see ka, et kas me tunnistame seda lõpetatud tööd, kes me nüüd juba oleme sellest lõpetatud ülestõusmise ihus Kristuses. Et me peame endale aru andma, et me ei ole lahus üldse mitte Kristusest, me oleme tema sees. Ja see on tema vereleping. Tema on teinud isaga selle lepingu. Ja tema võitleb meie eest. Ja mul läks jah, et siin üks oli vist, mul on palju. Lehevi rääkis, mul hakkas niimoodi käima, ma ei jõudnud lehti vaadata ja tõin vähemalt siit ja sealt. Aga noh, see on hea, et vaim töötab mu sees, et üks kirjakoht tuli mulle ka, siin oli teine Peetruse kiri 3. salmist, ma loen siit natukene. Kuna tema jumalik vägi meile on annetanud kõik, meil on kõik juba annetatud. Mida vajatakse eluks ja jumala kartuseks tema tunnetuse kaudu, kes meid on kutsunud oma au, kõrguse ja väärikusega, millega on meile kingitud kallid ja suurimad tõotused. Meil on juba tõotused, kallid ja suurimad tõotused olemas. Et te nende läbi saaksime osa jumalikust loomusest, kui te olete ära põgenenud hukkumisest, mis maailmas on niimoodi tõttu. Et vaata, et tõotus, et nagu siin ennemgi Leevi ütles, et see tunnistamine, suuga tunnistamine nende tõotustest ja me teame, et nende tõotuste taga on Jumal. Ja noh, minul on see elavaks läinud ja et me ikkagi kuulutaksime Kristust ehk Jumala sõna. Ei ole kõik, et kõik piiblis on sõna. Ta on kirjutatud sõna küll ja siin on väga palju pimedust ka sellest kirjutatud sõnas. Aga just tunnistada neid tõotusi. Ja see ka näitab seda, ma pean lihtsalt muuti tegema, lihtsalt kas ma loen või ma õpin ta pähe, kuidas igal ühel ja mõni ei peagi seda oma sõnaga, aga sa vähemalt tead neid tõotusi, et kui sa sellega suuga tunnistad, sa tead, et vaim on sinu sees ja tema nüüd ehitab sind üles. Siis ta ütleb, et me ehitame oma usukalju kaljule. Kui ehitame ta liivale, et tulevad tormid, vetevoolud ja sajud ja kõik see lihtsalt pühitakse minema. Aga kui sa oled kaljule Kristusesse, Kristuse peale, Kristusesse oled sa ehitanud ennast, sealt enam ei pühi mitte keegi seda ära. Ja vaata, need on need Jumala tõotused, mille peal me peame seisma. Ja see on pikk protsess, ega siin ei ole niimoodi, et mina olen siin põhiliselt juba 17 aastat usklik, ma võin öelda ja 16,5 aastat olen sõna kuulutanud. Olen juurde õppinud ja satub ka teatud olukorda ja oled ka selline maha löödud. Ja ma olen ühe korra mõtlesin huvitav, et miks sa Jumal, ma ei tahaks, et need asjad juhtuks ja ma tühistan need asjad ära, mis ma praegu ütlen, aga ma ütlesin Jumala, kas ma pean ühe korra vangi minema, et ma pean neid kirjakohti nii palju pähe õppima, et vähemalt, et seal ei ole võib-olla piiblit, et siis ma saan, Jumal kannab mind läbi. On piibel alati olemas. Ja et see on selline, oleneb kusseks. Et miks ja ma ei saanud alguses nendel asjadel aru ja vaenan ikkagi sai mind ära petta. Ja nüüd teine koht on siin, kus ta on siin Eebrea 12, sa just lugesid ka seda Eebrea 12. Ei, Eebrea 10 oli vist veel 9, kohe vaatame. Ja 10. Siin ütleb ka jälle tõotatud. 23 sajandil, et keha poolest pestu puhta veega, hoikem kõikumatult kinni lootusest. Mida me tunnistame? Just. Kas tunnistame see, kes me oleme lihas või tunnistame see, kes me oleme juba Kristuses? Kristuse lõpetatud töös.
sellest, mis tema on juba kõik teinud. et ustav on see, kes seda on tõotanud. et need sellised, need tunnistused on väga tähtsad, et ja ma olen ennemgi ütelnud seda, et nagu ma siin ühe korra tõin, sa vist natuke said valesti aru sellest. ma just ütlesin ka ennem kord. see on see Kolossas, jah. et kui ma ühes Kristusega olen surnust üles tõusnud, siis otsin seda, mis on ülal, mitte seda, mis on maa peal, sest mina olen surnud ja minu elu on varjul ühes Kristusega Jumalas. kui Kristus minu elu saab avalikuks, siis saan ka mina ühes temaga avalikuks kirkuses. sellepärast ma surman oma maapealsed liikmed hooruse, roppuse, kired, pahad, imud ja ahnuse, sest see on ebajumala teenistus ja nende peale tuleb Jumala viha. Jumala viha tuleb nüüd nende peale hooruse, roppuse, kired, pahad, imud ja ahnuse, mitte inimeste peale. mina lugesin vanasti ka inimeste peale, et no jah, ikka veel nagu midagi on, et Jumala viha tuleb minu peale. aga ja see mulle, ma ei saanud nagu ilmutust, vaid mulle konkreetselt vaim võttis ja hakkas muga rääkima. ütles, et laua all on sul selle märkmik või mul see paks klade ja võta nüüd see klade sealt laua alt välja. ja nüüd seal, mis on Kristuses kirjutatud, need kirjakohad, võta see, võtsin selle üles ja ütles, et ja nüüd, kui sa nendest, seal on 193 kirjakohta ja kui sa nüüd ühte nendest räägid, et seal on nüüd vaim ja püha vaim nüüd hävitab hooruse, roppuse, kired, pahad, imud ja veel, mis veel sul ütleme hingeliselt kaasa loksub, eks. ja sina ei pea üldse võitlema, sina ütled sõna, need on Jumala võitlused, need ei ole üldse minu võitlused, eks. ja tema hävitab ja järk-järgult asjad kukuvad, ma näen, et no ei ole. selline tunne tõesti, et olen juba lihalikult ka juba püha. Sest et no, kogu see aeg on, no, lihtsalt sa kuulutad ja need asjad lihtsalt kukuvad ära. Ja siin, üks asi oli veel, mis siin läbi jooksis. Ehvesuse. Ja vaata, ja siin ei tohiks keegi ennast pahasti tunda, kus keegi on oma toimimises. Sest siin on vaja lihtsalt jääda tunnistuse juurde. Ja tunnistus võib olla, vaata siin, ma näen, et paljud võib-olla saavad kuidagi haigetel, et ma ei ütle, et sa pead seda tegema. Et igalühel on antud, igalühel on oma teenimine ja minul on antud see ja Jumal avab mulle rohkem siit ja sealt ja ainult kõik selle kuulutamisega ja sõna ja nende asjade sees. Aga noh, ma räägin ühe asja, et kui ma nüüd räägin Kristust, me oleme juba Gabriega aastates, no mina juba olen, ma saan see aasta 67. Mina tahan veel 100-aastaselt veel olla nagu maailmas vanasti öeldi niimoodi, et ma oma poegadele olen ka ütelnud, et noh, seal on nüüd üks ühele tähendus, et nii kaua kui minu pea on püsti, on sinu silm sinine. See tähendab seda, et ma võin 100-aastane ka olla, et no ma olen ikka pojale, et ikka panen talle kuskil siit ja ma võin teda veel tukastada. Et mu käsi, mina ütlen, et minu käsi on tugev 100-aastaselt ka veel. Ja ma mäletan, mulle üks vend ühe korra ütles, et mul see koht, mida mulle Jumal Ameerikast näitas, et tuleb kirik ja et siis, no millal, et ei ole üldse midagi, ma ütlesin, et jah, täitsa kinni, et ma tean. No mis sa mõtled seal 80-aastast seda teenima, mis on, Mooses hakkas ka 80, et selle ma võin 100-aastaselt ka. Kui ma elan elu vaimu seaduse all, kui ma olen Kristuses ja ma tunnistan kogu see ainult elu oma ellu, siis ma võin elada 200-aastast, kui mingisugust probleemi ei ole. Ma ei näe selles üldse probleemi. Tõesti ma ei näe. Ja kui ma kuulutan, ma ütlen, et mu käsi on tugev, mu jalad on tugev, mu silm on selge, kõik, eks, no ma seda tunnistan, ma seda saan, eks. Ja teine asi on ka, et ma olen see, et hakkavad asjad ära unustama, ma räägin, et vanad inimesed tulevad igasugused need haigused siin peas ka. No see ma räägin, et kui sa Jumala sõna õpid pähe ja kuulutan suuga seda välja, see on parem kui mingisugune ristsõna lahendus. Ma ütlen teile kõigile, isegi maailma inimestele. Te viskate need ristsõnad ära ja hakkate Jumala sõna kuulutama ja pähe õppima, see on kõige parem, see on sinu ihule absoluutselt kõikidele asjadele. See on tablett, see on elutablett, mida peaks võtma iga päev sisse sööma. Ja see ei ole lihtsalt mitte käsukorras. Ja siin ütleb ka, et Efesuse 5, et ma ütlen konkreetselt ühe koha siin praegu 26, et teda pühitseda pestes
puhtaks vee pesemisega sõna läbi, see tähendab kogudust, eks. Ja niisama ka, mina olen ju ka kogudus. Et kui ma nüüd räägin Kristust, mind ju pühisetakse kogu aeg, see nagu ma peseks ennast vee pesemisega, ennast pesen, niisama Kristus sõna peseb mind ka puhtaks kõige selle ihulikusteks nendest asjadest. Ja ma räägin, et noh, minul on praegu see, et ma nüüd aasta aega istusin, kuna mul jumal konkreetselt näitas ja rääkis vähemalt konkreetselt kohe mulle. Et sa lähed ühe saalist ära ja lähed teisi saali ja hakkad nüüd Iisraelist rääkima ja nüüd ma läksin ära ja nüüd mõtlesin, et noh, et läksin sinu kogudusse, et noh, saaks natukenegi seal. Ma vaatasin kinni, no ma mõtlesin, no ju siis ja ma ei saa nende inimeste peale näpuga näidata, igal pool on omad korrad. Jumal, noh, ma usun, et panigi asjad kinni, et ma ei saanudki sealt liikuma. Ja ma nägin, et ma olen nagu aasta natukene, no jah, ega ma midagi seal kaudanud ei ole, aga nüüd ma läksin Saaremaale üle ja ma näen, et mul on seal uks avatud. Aga ma ütlen seda, et mina igatsen seda järgmist sammu, et jõuda tõotatud maale. Tõotatud maale, seal on need kõik. Seal on sul teenimine, seal on sul tööd, on sul seal ärid, on sul pered, kõik need suhted, et jõuda sinna. Ja just, et isegi, ma sirvisin siit ka, et isegi kui Joosua läks Mooses saatis, no Jumal ütles Moosesele, et saada 12 maakuulajat. Ja siis 10 tulid sealt tagasi, rääkisid negatiivset ja 2 rääkisid ainult positiivsust. Ja nendest 2 meest saiki ainult tõotatud maale. Nii et ega meil on ka suur hulk siin inimesi, eks, kes on Jumala lapsed. Aga kui paljud neist on jõudnud tõotatud maale ja kas ka siit ilmast on ära läinud, kas nad on üldse kunagi jõudnud tõotatud maale siin maa peal. Ja seal ka ta ei ütelnud, et minge ja sõdige nendega, vaid lihtsalt minge kuulake maad. Et meie peame ka kuulama ja nüüd vaatama, eks, ja rääkima ja uskuma seda, mis on risti peal lõpetatud. Ja seal kaudu meil on kõik avatud. Aga me jääme väga palju, jääme kinni oma inimlikkuses. Me ei suuda, seal on nii suured mäed, seal on sellised hiiglased, seal on kõik ja need teised ja kolmand asjad ja me ei saa. Me isegi kujutate ette võib-olla missugune äri, võib-olla on isegi maailma mastaabis võib-olla äkki mingisugune äri, no ma räägin praegu momendil endast, eks võib-olla on antud, ma ei tea, ma ei oska, mu internetti ma õieti ei oska, ma ei oska seda, ma pole seal võib-olla koolis nii palju käinud ja pole õppinud, eks. Jumala pole üldse probleemi. Kui ta sulle ilmutab, sulle näitab, mine ja hakka liikuma, eks, aga temaga koos, eks. Ja tema teeb need asju, et sa jõuad nendest asjadesse. Ma näen, et nendest on meil ka väga palju veel vajaka sinna tõotatud maale jõuda. Just eriti need inimesed juba või õed ja vennad, kes on juba saanud ilmutuse armust. Et nüüd tuleb mitte sinna sisse jääda, vaid edasi astuda. Väga palju on siin olnud, et no sa ei tea ju minu probleemi, mul on see ja need on sinu probleemid, aga Jumalal ei ole probleeme, eks. Nende probleemidega on juba kõik asjad ära lõpetatud. Et ja kõik, et no, jah, et see maomürik on ikka väga lootusetu. Lootusetu, jah. Et see on nagu lühikene, siin võtame seda ihust ja verest ka osadust ja ma toon selle praegu ka, ma just läks meid jälle juhiti, ma polegi seda lugenud siin. Jah. Seda õhtusöömaajast vääritult osa saamise tagajärg, ma loen seda ka ära. Kes siis iganes seda leiba sööb või issanda karikast joob vääritult, see on süüdi issand ihu ja vere vastu. Mis tähendab vääritult? Et need on alati tavaliselt, kus mina olen üles kasvanud ja ikkagi nagu rõhutati, pandi inimlikkuse peale, et sa oled eksinud ja sa oled seda teinud ja jah, see on õige, kui mul on õe vennaga on selgeks, see on meie lahenduseks, aga Jumala ees ma olen ju, Jumala ees olen ma õige ja ta ütleb, et ja
vääritult, kes joob vääritult, see on süüdi issanda ihu ja vere vastu. aga inimene katsub ennast läbi ja nõnda söögu ta seda leiba ja joogu sellest karikast. sest kes sööb ja joob vääritult, see sööb ja joob endale nuhtlust, kui ta endale ei anna aru issanda ihust. siin on öeldud, kui sa ei anna aru endale issanda ihust. ja issanda ihust on see, et ma vaatan ja kuulutan seda, mida issand on risti peal minu jaoks teinud ja kes ma nüüd temas olen. see on nüüd minu usk, see on minu kuulutus ja see on nüüd minu elu, et ma olen temaga üks. aga mitte see, et ma vaatan enda nende läbikukkumiste peale. siis ilmselt ei oleks mitte kellelgi. see teeb jumalale. siis ei saakski keegi võtta armule aga nii võtta. et see minu meelest, et veel rohkem, kuidas öeldakse, jumal kurvastab, kui ma hakkan enda asju veel ümber tegema. sest ta on kõik, ütleb, ta on täiuslikult, ta on kõik, noh ta ütles, et täiuslikult ta on kõik ühe korra, ühe ohvriga täiuslikult teinud pühisedaks kõik. vaata, täna ongi see segadus nagu tekitatud, et väga palju, kui kogudustes ta leiva murdmist tehakse, seda vahi iseenda peale. et see on vahi, ja sellepärast ütleb. ära näe Kristust, aga vahi ise. ja siit ta ütleb edasi ja seepärast on ka palju nõrku ja põdejaid teie seas ja paljud on läinud magama, noh. kui palju on koguduses nõrkasi ja neid, eks, milleks? sest me vaatame enda peale, aga me peame endale aru andma, et me juba oleme Kristuses. me ei ole lahus. kui me oleksime lahus Kristuses, see on teine asi. aga me oleme juba Kristuses ja me oleme tema sees. me oleme üks temaga. ja nüüd ma ainult tunnistan seda, mida tema minu jaoks on teinud. ja see on nüüd võidukas elu. siin on tervis, siin on kõik asjad olemas. ja see tunnistus peab nüüd meil olema. ja see on nagu, võtame sõna, et kui ma ei anna aru sellest võidust, sellest väest, sellest toimimisest, et seda on vaja kogu aeg endale aru anda. muidu sa ütled kogu aeg, et hea jumal, et sa oled ikka kehvasti teinud. ma midagi peab veel üle tegema, ma pean veel midagi üle tegema, ma pean veel midagi tegema. ja vot siin ongi. ja minul on vähemalt juba selline ilmutus, et mina mäletan, kui ma kogudustest tulin, et sa ei tohtinudki osa saada ennem, kui sa olid koguduse liige ja asjad. mina oma pojale, poeg oli haige ja andsin talle leiba ja võtsime koos ja ta ei ole kristlane veel. kui ta nüüd võttis Jeesuse vastu ka, aga ta ei ole ristitud ega. ristimine on ka ainult meeleparanduseks. ja ma ütlen, et kõik on sellised nagu noh, ja muidugi praegu kuulatakse, saadakse aru, aga see on sellest, millele mina olen saanud aru ja see on minu arusaamine, kuidas Jumal on mulle need asjad selgeks teinud.